Austatud kolleegid, olete ehk kuulnud, meil pidi jutu järgi olema uus parempoolne valitsus. Juhu, maksud hakkavad langema. Tuleb välja, et meil on võimul olnud viimased 4 aastat küll Reformierakonna peaminister ja Reformierakonna rahandusministrid ja rahanduskomisjon on ka Reformierakonna juhtimisel, aga kõik maksutõusud on tehtud ühe väikse partei poolt, kes on hoidnud neid valuvõttes. Ja nüüd uus valitsus kavatseb neid makse oma jutu järgi kaotama hakata. Meis leiate liitlase. Me oleme alati tahtnud makse alandada, mitte makse tõsta ja meis leiate liitlase ja et valitsusel kiirkorras appi tulla. Anname me sisse maksualanduste eelnõusid. Et me kuulsime siin infotunnis ka, kuidas peaminister ütles, et tulumaks jääb 24 peale. Ei, kallis Kristen Michal, kallid reformierakondlased, veel mõni aasta tagasi oli tulumaks 20 peal. Oli käibemaks 20 peal, ennem seda veel 18 peal. No tegelikult on niimoodi, et Kaja Kallase ja Kristen Michali valitsuse ajal on tõusnud kõik maksud. On tõusnud tulumaks, on tõusnud käibemaks, on tõusnud aktsiisimaksud kütusele, elektrile, gaasile, alkoholile, hasartmängudele. On tõusnud maamaks ja on välja mõeldud uued maksud nimega automaks näiteks. Ja kuna meil on nüüd jutu järgi uus parempoolne valitsus, kes maksulangetuste teele asub, siis meie loodame küll näha, et need eelnõud lähevad kiiresti menetlusse ja saavad kiiresti poolthääled. Ja alustame siis sellest, et annan sisse automaksu kaotamise eelnõu. Ja ma väga loodan, et nüüd ei juhtunud niisugust piinlikku lugu, et reformierakondlased ja Eesti 200-lased hakkasid Eesti avalikkusele kägu ajama ja kogu see maksulangetuste jutt tegelikult oligi lihtsalt avalikkuse lollitamiseks. Eesti ajakirjanikud on nad küll ära lollitanud, seda me näeme. Kõik kiidavad, et hea asi on, aga meie tahame näha hääletustulemusi. Ja aitäh, hea eesistuja, lugupeetud kolleegid. Teid on rõõmustavalt palju siin saalis ja mul on hea meel teile veel kord meelde tuletada, et nii nagu Martin Helme ütles, olla siis riigis juhtunud selline tore asi, et tehti valitsusremont ja nüüd üleöö on välja tuldud ka jutuga, et kõrged maksud on ühed väga halvad asjad ja pidurdavad majandust ja seetõttu nüüd, kuna on väidetavalt uus olukord, siis tuleb minna siis maksude muutmise ja maksude alandamise teele ja me tuleme siis ka uuele vanale valitsusele appi ja anname sisse käibemaksu muutmise seaduse eelnõu ja millega me siis tahame kaasajastada käibemaksuseadust, mis tagab toidukaupade ning kodumaise kartuli, puu- ja köögivilja kättesaadavuse elanikele. Ja kui rääkides majandusest, siis suurendab ka maapiirkonna mikro- ja väikeettevõtete turul tegutsemise vabadust ja annab sellele õiguslikud raamid. Ja kui vaadata siis majandusteoreetiliselt, siis ka riigil suureneb sellega laekumine riigieelarvesse käibemaksu osas, mis peaks ju olema eriliselt õilis eesmärk. Siis eelnõu ei sisalda uusi vähetuntud ega võõrkeelseid termineid, takistusi ei ole, eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega, takistusi ei ole, seaduse mõjud on väga positiivsed ja riigile täiendavaid lisakulusid ei kaasne, nii et lugupeetud uusvana valitsus, palume seda eelnõu täies koosseisus toetada ja opositsioon loomulikult ka. Aitäh! Austatud aseesimees, head kolleegid! Nagu siin nüüd teada on, et meil on siis valitsusvahetusega tegemist ja nagu peaminister on öelnud, siis ta loodab kolme nädalaga, võib-olla läheb rohkem aega uue valitsuse kokku saada. Ja eks siis läheb veel tükk aega enne, kui see valitsus tööle hakkab, et EKRE on siin siis vastu tulemas sellele uuele poliitikale, mida tegema hakatakse nüüd, kus siis uus koalitsioon on pääsenud sotsiaaldemokraatide ikkest ja on aru saanud, et hakatakse vähendama või soovitakse vähendada siis makse. Ja annan siis üle Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt eelnõu alkoholi, tubaka, kütuse, elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmiseks. Ja seaduse siis eesmärk on vähendada kütuste aktsiise ja vähendada ka kütuste käibemaksu. Nii et loodame, et siis tuleme siin ka koalitsioonile vastu ja saame kohe hakata menetlema neid asju, et ei pea ootama, kuni mitu kuud aega läheb ja valitsus uuesti töövõime saavutab ja neid makse siis alandama hakkab.
Nii et toodame kõikide toetust sellele. Aitäh! Nüüd saabub kohe vaikus, sest ma puudutan midagi, mis on paljudele midagi pühamast pühamat. Nimelt, me teeme ettepaneku julgeolekumaksu tühistamiseks, sest tegelikult ei ole see julgeolekumaks. Tegelikult on seda kasutatud eufemismina, et katta ja propageerida avalikkuses üleüldiseid maksutõuse. Ja kuna tegemist ei ole maksuga, mis oleks konkreetselt julgeolekumaks, mille puhul on selge, kuidas seda kogutakse, kuidas seda kasutatakse, siis me teemegi ettepaneku see maks sellisel kujul tühistada. Ja ma loodan, et ka kõik need, kes tunnevad tegelikult muret riigikaitse pärast, mitte selle üle ei tunne muret, mismoodi riigi kassasse kogutud raha huvigruppide ja oma sõprade ja jänese sugulaste vahel jagada, toetavad seda ideed. Sest vaadake, me oleme ikkagi täiesti absurdses olukorras. Kui täna toimub IPU Eesti delegatsiooni koosolek, kuhu tuleb Välisministeeriumi ametnik Sander Soone, kes kasutab väljendit Trump ja tema sabarakud. Trump ja tema sabarakud. Siis me oleme ikkagi iseennast maalinud niisugusse nurka, kust mis tahes julgeolekumaksudega ennast välja ei värvi. Ja seetõttu me teemegi ettepaneku julgeolekumaksuks nimetatavad maksutõusu käkid ja kobarad lahti harutada, tühistada ja tulla välja konkreetsete ettepanekutega konkreetsete saavutuste saavutamiseks. Ja siin on meil reserv on tohutu. 2,8 miljardit tuuleparkidele kohe Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Kohe. Ameeriklastel on ladudes tuhandeid Abrams tanke, tuhandeid ja tuhandeid Bradley soomukeid, tuhandeid ja tuhandeid Javeline ja kõike muud. Teeme ettepaneku selle rahaga osta endale koheselt kogus tehnoloogiat, millega Eestit kaitsta. Ja lõpetame sellised jaburused, et meil on ametnikud, kes räägivad Trumpist ja tema sabarakkudest. Ei ole Trumpi ja tema sabarakke. On Ameerika Ühendriikide president Donald J. Trump. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Esitan eelnõu, millega muudetakse tulumaksuseaduses ja tulumaksuseadust ja vähendatakse füüsilise isiku tulumaksumäära 20%-ni. Ja sellega tuletan uuele niinimetatud parempoolsele valitsusele meelde, milles seisneb väiksemate maksude väärtus. Tulumaksu alandamine jätab inimestele rohkem raha kätte, mis suurendab ostujõudu ja parandab üldist elukvaliteeti. See annab peredele võimaluse rohkem kulutada haridusele, tervishoiule ja muudele eluks vajalikele kaupadele ja teenustele. Maksukoormuse vähendamine motiveerib inimesi rohkem töötama ja ettevõtteid rohkem investeerima, mis omakorda loob uusi töökohti ja suurendab riigi maksulaekumisi pikemas perspektiivis. Madalam tulumaksumäär muudab Eesti atraktiivsemaks tööjõule ja investoritele, aidates kaasa rahvusvahelise konkurentsivõime paranemisele. See võib meelitada tagasi ka välismaale lahkunuid spetsialiste. Mõõdukas maksukoormus vähendab motivatsiooni varimajanduseks ja maksudest kõrvalehoidmiseks, tagades õiglasema maksukeskkonda. Tuletan meelde, milline on parempoolse valitsuse maksupõhimõte. Väiksem maksukoormus annab inimestele rohkem vabadust oma raha üle otsustada, vähendades riigi liigset sekkumist majandusse ja kodanike ellu. Aitäh! Aitäh, lugupeetud juhataja! Aitäh, lugupeetud parempoolse mõtlemise edendajad! Tõesti, nüüd on see hetk, kus me saame parandada Kaja Kallase huultelt lugemise katsetused, minna siis päris asja juurde ja hakata makse alandama. Arvestades seda, et sotsialistide raudsete kätega on kindlaid käsi paigal hoitud
siis no nüüd on see õhk puhtamaks läinud ja teeme need maksualandused ära. Ma muidugi tuletan ajaloost ka meelde, kuidas sotsialistid raudsete kätega siin majas demokraatia vastast hoiakut üleval hoidsid, sest täna on ju 12. märts, siis kui sellel kurval päeval, kui arreteeriti 800 inimest Eesti oludes, on see tohutu hulk. Ja selleks andis oma abikäe sotsialist August Rei, sest tema tahe oli see, et peaasi, et konkurendid ei saaks võimule. Olgu mis tahes, olgu autokraatia, olgu mis tahes, selle nimel võib ohverdada demokraatia. Nii et mõtlemisainet on ka ajaloost, mida sotsialistid on Eestiga teinud. Ja tõepoolest, täna on see päev, kus me saame mõelda ka sellistele asjadele, kuhu kadus Eesti demokraatia ja kas see ei või jälle meil käest libiseda. Aitäh!